Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 83. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Ja täna räägime ühest sündmusest, mis on ees ootamas juba õige pea, kuu lõpus, 30. mail, millega täpsemalt tegemist on. Kohe hakkangi uurima kahelt külaliselt. Tere tulemast Mairi Lilleleht. Tere. Ja tere tulemast Eerik Hannus. Tere, tere. Alustame siis algusest. 30. mail saab toimuma eelarvamusfestival. Mis see endast kujutab? Jaa, eelarvamusfestival on siis kohalik arvamuste festival enne suurt Paide arvamusfestivali, kus võib-olla siis saab rohkem käsitleda kohalikke teemasid, mis kõnetavad rohkem kohalikke inimesi. Ja mõte on ikka seesama, et oleks palju arvamusi ja oleks palju kuulajaid, et seda see on. Me teeme nüüd Paide arvamusfestivaliga koostöös eelarvamusfestivali Pärnus juba 4. korda. Ja alustasime seda aastal 2020 ja 2021 tegime ka suunaga noortele. Siis oli meil väike paus ja kui me eelmine aasta tegelikult saimegi tuttavaks Vabakonnamaja kollektiiviga, meil oli teil 2 silla klubi koostööpartnerina Abis, Forward Space kõneklubi, lisaks siis Paide arvamusfestivalile, siis me saame aru, et see festival või ütleme, et pärnakate kokku toomine, et erinevatel teemadel rääkimine on nii suur väärtus, et me võtsime sealt selle sõna noored ära ja ei sihtinud seda ainult noortele enam, vaid tegime festivali kõigile. Ja nüüd tuleb 4. korda, eelmine aasta esimest korda siis avatud ustega kõigile. See oli nii mõnus energia, et koht, kui meil see septembris 2025 ära toimus, siis me saime aru, et kindlasti teeme veel. Kui natukene lahti selgitada ja mõtestada inimesele, kes kuuleb esimest korda eelarvamusfestival või arvamusfestival, pole Paidega üldse kursis, eks ju, et jah, ma saan aru, et siin käivad läbi, on võimalik arvamust avaldada erinevad teemad, eks ju, aga kui see sisu nagu edasi anda, mis see siis oma olemuselt on? No hästi lihtsalt öeldes, me alustasime aasta alguses kevadel selle korraldust ja me tegime ideekorja, ehk siis inimesed said ise esitada arutelu teemasid, ideid, mille üle võiks kokku saada 30. mail ja rääkida. Ja esitati teid päris palju, sealt me valisime tiimiga kokku lõpuks 10 teemat. Ehk siis 30. mai, laupäevasel päeval, hommikul alustame ja meil päeva jooksul on 10 erinevat teemat, kus on esinejad, meil on panelistid, inimesed saavad tulla kaasa kuulama, kaasa rääkima, küsida küsimusi, avaldada oma arvamust. Ja mõnes mõttes 11. teema või see, mis võtab selle kõik kokku, on kõneklubi Vabalava, kus siis on mõned ettevalmistatud kõnedega, aga kõik, eelmine aasta me nägime, et see töötas nii, et inimesed kuulasid arutelusid, neil tekkis nii palju mõtteid, ideid pähe, et see oli suurepärane võimalus päeva lõpus kõik kokku võtta või oma nagu arvamuse veel välja öelda. Mis nendest arvamustest pärast saab? Et kas need kuidagi jõuavad ka kuhugi või see on lihtsalt koht, kus igaüks saab kaasa mõelda? Ikka jõuavad. Me tegime sealt kokkuvõtteid. Meil oli ju nii esinemas, kuulamas linnavalitsus esindajad, erinevate organisatsiooni esindajad, et ma arvan, et see kõlabind oli sealt väga hea. Üks asi, mida me nii-öelda eelmisest aastast õppisime, teadsime, et tahaks veel paremini teha, oligi see mõju osa. Ja see aasta tegimegi siis, või Jaanika Rubin Vabakonnamajast siis kirjutas ühe projekti, Erasmus Plus projekti, mille raames lisaks sellele, et me see aasta korraldasime eelarvamusfestivali, toimus ka või toimub siis kokku veel 4 maailmakohvikut. Need on nüüd suunatud küll noortele, aga mõttega, et saada noored ütleme, mõtlema, arutlema, saada nende tagasiside ideed juba enne festivali. Meil on praeguseks toimunud juba 3 ja 1 on veel ees. Ja need võib-olla kui teemadena ka öelda, mis need olnud on, siis me oleme juba noortega rääkinud vaimse tervise teemal, kus meil toimus samas huubis selline, ütleme, inimraamatu kogu Human Library stiilis formaat, 2 noort jagasid oma, ütleme, vaimse tervise teekonda, oma kogemusi. Siis me tegime siin linnaarhitektiga Steineri aia, ütleme, unistamist ja planeerimist, milline see olla võiks, kogusime noorte sisendid sinna.
siis Vabakonnamajas toimus elanikkonna kaitse koostöös Päästeameti ja Punase Ristiga. Põhimõtteliselt võtsime hästi praktiliselt läbi 4 erinevat teemat. Varud, varjumine, rahustamine ja elustamine. Ja siis 4. maailmakohvik on veel ees. See toimub ka Huubis. Selle, ütleme, sisuks teemaks on noored ja mõjuained. See oli päris äge. Ja see on 25. mai. See eelarvamusfestivali nädala alguses siis selliseks soojenduseks. Ja kõik need mõtted, ideed nii maailmakohvikutelt kui ka festivalilt me kogume kokku. Teeme nendest siis, ütleme, sellise lahenduste paketi, lühitutvustuse, jagame linnale, jagame partneritele. Ja vähemalt, mis puudutab noorte poolt, siis me Huubiga jällegi sügisest hakkamegi nendega väikselt pihta. Ja ma tahtsin võib-olla korra sisse tuua uuesti, kui hüpata sinna eelmisesse aastasse, et koostöö mõte ja see, et kokku saada. Ma mäletan, kui me eelmine aasta Karoliine Aus tegi meiega Vabakonnamajas unistamise töötuba disaini ja Eerik oli seal, Agnes Vabakonnamajast, mina, et kui saavad kokku sellised sarnased mõtted ja tahe midagi teha ja siis tekkis idee ja kuidagi Eerik ütles selle peale, et aga me oleme teinud ju, aga võiks ju teha. Ja siis tegelikult see oli nii lühike aeg, kui me võtsime kätte selline rõõmuga tegemine, et selles mõttes kirega, see oli väga fun, väga lõbus, kogu see teekond. Kõik need ideekorjad ka eelmine aasta ja nüüd see aasta ideekorje erinevus oli see, et juba tuli rohkem ideid. Ja mis oli erinevus, et meil olid žüriis või siis valiku tegemise juures ka noored, keda meil eelmine aasta ei olnud. Et see oli hästi tore, et noored said ka siis hääletada, mis neid kõnetab. Aga ma tahaks rõhutada ikkagi seda koostööd, et Vabakonnamaja, Wordspace, Huub, Kõneklubi, et meil on nii palju taustajõudu ja tiim nii suur, et see on selline mõnuga, rõõmuga tegemine, et ja tegelikult see arutelu, kultuuri toomine siia Pärnusse tagasi, see on nii oluline. Ja meie päeva tegelikult sellekordne juhtmõte on ju julgus mõelda, öelda ja teha. Et julgus mõelda, öelda ja teha. Ja mina mõtlen, see julgus mõelda on tegelikult ka natuke võib-olla kuulata. Julgus kuulata teiste mõtteid. Ja mitte alati ei pea selguma tõde. Kuulata ja võib-olla vahest ka ära taluda, et on teised arvamused, et tolereerida ja ei pea vastanduma. Et see arutelu kultuuri loomine ka siia ja see, et noored on kaasatud ja nii paljudes paneelides kaasatud, see on nagu ülitore. Ja igas majas on natukene erinevad arutelud, kavas saab täpsemalt vaadata, kindlasti meil on kodulehel, Facebookis, Instagramis, et meil on nii äge kujundus, mis Kristina on teinud ja Maret on loonud nii hea kodulehe, et kindlasti kõik leiavad meid üles. Ja üks selline põhieesmärke või võlusid, mida me oleme alati eelarvamusfestivaliga sihtinud, on see, et see on väga paljude erinevate osapoolte, ütleme, koostöös tehtud. Et ma eriti hästi palju välja, ma tooksin noorte poolt välja Pärnu linna noorte volikogu, kes on hästi aktiivne osapool ja partner veel. Ja samamoodi nagu eelmisel aastal, kui meil olid festivalil nii päevajuhid koha peal abiks, olidki hästi erinevad noored, seda ka see aasta. Et see julgus nagu mõelda, kuulata, nagu sa ütlesid, me saame eelmise aasta kogemusest rääkida, ma usun, et see aasta tuleb sama hea või kuidagi veel tugevamalt see välja, et tollal oli veel kohalik valimistaeg ka ja meil olidki väga erinevad, ütleme, osapooled ja erinevate arvamustega inimesed osalemas festivalil. Aga see minu jaoks sekunditki tundunud selline nagu võistlus või nagu, jah, olid erinevad arvamused, aga see ei tundnud nagu vastandumist, vaid sa tundsid sellist nagu mõistmist või vähemalt, et kõik, kes siin olid, üritasid üksteist mõista ja tekkis selline kuidagi nagu inspireeriv tunne, et me ütleme koos, mis Pärnut paremaks muuta, isegi kui me ütleme igapäevaselt, võib-olla nii palju koostööd ei tee, sellise koht, kus me saime kokku ja seda tegime.
et ma arvan, et see nagu oma iseloomult vähemalt Pärnus küll eelarvamusfestivalina on alati nii töötanud, et see on koht, kus erinevate arvamustega inimesed saavad kokku, aga lõpuks me paneme need arvamused kokku, mõtleme, et nagu kuidas meie pärnakatena sellest kõige rohkem nagu võidame, kuidas saaks edasi minna, kuidas Pärnu linn sellest võidaks ja saaks edasi minna. Ma korraks veel küsin eelmise aasta kohta nii palju siis, et kõik need ideed, mõtted, see nii-öelda pakett, mis kokku pandi tulemustest, et kui see nüüd sai ka esitatud erinevatele organisatsioonidele, asutustele, võib-olla ka linnavalitsusele, et kas see sealt on ka sellest mingit tulemit juba või vähemalt arutelu tekkinud? No kindlasti on, neid teemast on nagu hästi palju, eks tollel meil ka, mis mul nagu eredalt tuleb meelde, on linnaruumi teema, et üks asi, mida me Hubis ja noortega oleme ka edasi ajanud, kasvas sellest välja üks hästi äge noorte linnaruumi näitus. Liigume praegu edasi, et ütleme füüsiliselt päriselt linnas ühte alaruumi muuta, ehk siis ta on ajutine linnaruumis sekkumine, sealt on tulnud noortel meil väga head koostöö, ütleme, kontaktid. Eelmine aastal oli programmis natuke teise nurgalt, see aasta samamoodi, mis puudutab nagu töövõimaluse, ütleme oma unistuste tööd või milline see siis Pärnus on. Et neid edasiminekuid on ja tegelikult üks võlu, mis teeb, ma arvan, et need ideed siin eelarvamusfestivalil tugevaks ja oluliseks on see, et korraldajate ring on päris suur ja erinevate organisatsioonide ring, kes osalevad, siin on päris suur. Ehk siis see ei ole tegelikult ainult ala ühe saalitäie inimestega sellest teemast rääkimine, või need inimesed võtavad nii-öelda omale tööle kollektiivi koju need mõtted kaasa, eks. Ja siis arendatakse neid edasi. No kui ma aru sain, on 10 arutelu pluss siis 11 on kõneklubi koosolek, eks ju, ja Mairi välja, et erinevates majades, et mis majad siis on, kus kohas saavad osalised tulla kuulama? Jaa, päev algab Hubis. Ja siis liigume edasi Forward Space'i ja siis Vabakonna majja. Et Hubi võib-olla arutelud on keskendunudki linnaruumile, noortele, kaasamisele, ka võib-olla natukene väitlusele, et Forward Space'i aruteludest tooks välja just reaalhariduse ehk et mis reaalainete suund annab ja mida ta annaks Pärnule ja kindlasti ka startupide kasu meie kohalikule tööstusele on oluline. Et need on hästi olulised 2 arutelu ja mis ka noori kõnetas. Ja edasi Vabakonnamaja, et Vabakonnamajas on siis näiteks kriisikindluse arutelu, mis võib-olla räägib natukene rohkem korrusmaja kriisikindlusest, selles mõttes, et kelle peale siis loota, kui on vaja just tuge inimestel saada. Ja ligipääsetavuse teema, selles mõttes, et kas meil kõigil on siin hea nii linnaruumi kui üldse teenuste kättesaadavuse mõttes. Ja mis võib-olla mind väga ka kõnetab, kuna mul on kogukondade arendamist õppinud, siis on selline arutelu nagu oskus olla meie, mis räägib sellest, et kas me oskame olla või oleme oma loomuselt kogukondlikud või me peaksime seda õppima. Et see on põnev arutelu. Ja siis ma võib-olla, Regina, nüüd teeks sellise pöörde ja küsiks sinu käest, et kui sina lõpetad meie arutelude päeva juhtides paneeli kultuuripealinna mõttest, et kas sa tahaksid ise avada, mis sa arvad, mis mõttega võiksid inimesed lõpetada selle päeva? No kui tuli teemaks, et peaks rääkima kultuuripealinn Pärnu võimalusest, et kuidas seda teemat üldse avada on ju, et kui palju on Pärnu juba praegu kultuuririkas ja ma ei teinud Pärnut kui keskuslinna, vaid ka Pärnut natuke laiemas kontekstis, sest et no olgem ausad, ka näiteks Lõuna-Eesti kogemus näitas, et ainult Tartu ei olnud üksinda eesrinnal, vaid see oli nagu suur koostöö maakondade vahel, suur koostöö erinevate kohalike omavalitsuste, kogukondade, mõjugruppide ja erinevate inimeste vahel, eks ju. Ja ma arvan, Pärnumaal on samamoodi, aga kui nüüd rääkida sellest, et Pärnu kui kultuuripealinn, siis minule hakkas hästi tiksuma see mõte sellest valgusest, et üks külaline, kes mul käis siin avamas tausta, ühe kogukonna keskuse juht, Raekoja Vanakooli keskuse juht, ja tema ütles, et Pärnu on ainus maakond, kus on võimalik aastas 365 päeval või siis 366 päeval saada kusagilt
kultuurisündmust. Et ta on näiteks Tartus olles tellinud sellist asja. Et ma tulen grupiga Tartusse, kas te saate mingit kontserti pakkuda. Ja tema väitel on Pärnu ainus ja rääkides maakonnas, siis Pärnu linn kilomeetri raadiuses umbes 35-40 kilomeetrit, kus on võimalik saada aasta ringselt mõnda kultuurisündmust. Ja ma arvan, et see on juba see fakt iseenesest ja kõnekas fakt, mille põhjal võiks seda arutelu edasi siis viia, on ju. Aga samas olgem ausad, selliste suurte tiitlitega kaasnevad ka erinevad kohustused, erinevad võimalused muidugi, aga ka need kohustused tuleks natuke nagu läbi vaadata ja need riskid tuleks maandada, et mis meil praegu on. Ja sellega me võtame ka suures plaanis kokku, kuna panelistid on nii Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist, linnavalitsusest kui ka siis Tartu kultuuripealinna korraldustoimkonnast. Selles osas on külaliste kogemuste pagas väga lai ja mina jään väga põnevusega ootama, mismoodi me selle saame kokku võtta. Aitäh. Aga ma korra veel päeva lõpust räägiks seda, et peale Vabakonnamajas arutelude lõppu algab siis kõneklubi Vaba Lava. Et see oli eelmine aasta väga põnev ja ma usun, et on see aasta ka. Ja peale seda tegelikult on meil selline järelsumin klubis Volk, et selline võimalus ka, et natukene siis veel üksteisega rääkida, oma mõtteid jagada. Jah, ma arvan, et see on üks asi, mida me eelmisest aastast ka õppisime, et kohati on neid teemasid ju täitsa mitu ja arutada saab samas. Mida rohkem sa kuuled, seda rohkem ja sa räägid siis enda, ütleme siis need mõtted, ideed arenevad edasi, et see tõesti see järelistumise ju mõte ongi see, et minna veel mingites seltskondades võib-olla süvitsi mingite teemadega, kes soovib edasi rääkida. Ma ei ole väga paljudel üritustel käinud, kus päev on lõppenud sellega, et kui mul oli see kõneklubi Vaba Lava, peaaegu pooled osalejad, pool saalist käis ja tegi oma kõne, et esines, et nagu neid ideed või ütleme see julgus või ütleme selline õhkkond, et sa julged jagada, kasvabki nagu iga arutelu kui päeva jooksul välja, eks. Üritus ei ole suunatud ainult noortele, see on suunatud pärnakatele või Pärnust hoolivatele inimestele. Aga üks sihtgrupp, keda me kaasame ja kellel on sellest festivalist väga palju võita, on tegelikult noored. Ja kui mõtlen nagu enda kogemuse peale, vaatame, kuidas eelmine aasta näiteks meil ka siin festivali läks, siis tihti noored ei pruugi olla eriti alguses võib-olla ei võta võib-olla kõige rohkem sõna. Nad on selles ruumis, kus on erinevad arvamused ja kuulates hakkavad neil kujulema välja oma mõtted, omad arvamused erinevatest teemadest, eks. Et me osasid valdkondi oleme maininud, samas meil on ka näiteks veel Hubis räägime sporditurismist. Ma arvan, et nagu kõik me ei ole mõelnud sporditurismi peale, sporditurismi tuleviku peale Pärnus ja siis ei oskagi ju kohe öelda midagi ja võib-olla ei peagi ütlema, kui puudub see kontekst, aga olles ruumis inimestega, kes on selle peale mõelnud, kellel on omad arvamused ja kas või lihtsalt kuulates seda, see annab endale nii palju juurde ja tegelikult laiendab silmaringi, eks. Ja siin osast noori, keda ma olen vabatahtlikuna kaasanud, julgustanud ka või jaganud kas või nagu enda näitel seda, et sa lähed esimestel kordadel, lähed ja kuulad, aga see on nagu see esimesed sammud ja lõpuks sa oled siin võib-olla laval ise see ekspert juba, eks, kes sellest teemast räägib, et nii see nagu kõik algabki. Aga kui me räägime ka ära need arutelude juhid ja külalised, et ma ei ootagi, et te praegu oskaksite mul sisuliselt kõiki tutvustada. Seda teeb nagunii iga arutelu juht enda paneelis, aga kui vähemalt ära tuua need nimed, kes siis on, et võib-olla mõnel kuulajal on kellegiga kohe mingi sidusus nii-öelda olemas. Meil on 10 arutelu peale kokku mingi ligikaudu 40 esinejat. Et neid on hästi palju palju erinevaid inimesi just on siia kaasatud. No näiteks minu hubi poolt kohe ära öelda, et päev algab kella 10 ja esimene arutelu, ütleme, natuke kogunemisaega natuke hiljem, aga nende 4 arutelu teemad, mis hubis toimuvad, on kas Pärnakal on Pärnus hea olla, mis puudutab linnaruumi teemat, see on korraldatud Pärnu linna noortevolikogu poolt ja paneelis ongi päris mitu noort, aga ka näiteks Rainer Raavik,
kes on siis nii-öelda abilinnapea olnud Pärnus varem, praegu Tallinna arendused juhatuse liige. Oskab nagu kaasa mõelda, ütleme, linnaruumi teemadel. Ja ta oskab võib-olla paneelis on noored ja ideed ja naiivsus tuua ka, ütleme, seda kogemust ja taktikat juurde, et kuidas need ideed päriselt ellu viiaks. Lisaks Margo Märtsoo näiteks, MTÜ Pärnu Rattorikas juhatuse liige. Siis meil on, see on korraldatud siis Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Eesti väitlusseltsi, ütleme, koostöös tagasi dispuudi ehk argumenteeritud väitluse juurde. Ja siin on, ma ei tea, kuidas nüüd öelda, Raske Kohurväest, siin on Tarmo Soomere, näiteks Andrei Korobeinik, Laura Kiviselg ja siis noortest on siin Roome Kaljurand, Tristan Mäeväli, Tuuli Kruusmägi, kes ta modereerib, juhib siis Aurelia Pärtelson, kes on siis Eesti väitlusseltsis pikalt toimetanud ja ka Pärnakas õpib ja töötab juristina. Et no jällegi täiesti teine arutelu, ülipõnev saab olema, kuidas nad seda nagu väitlust või seda kogu asja nagu korraldavad. Ja siis hubis on veel sporditurismi, ma juba mainisin, ja lisaks veel unistustada töö Pärnus. Kas see on võimalik? Kristel Rääk on selle paneeli nagu korraldaja, kes teeb Hingekodustuudiot Pärnus. Ja ta on kutsunud väga ägedat esinejad sinna. No näiteks Liisa Ringo, kes Vasa Resortist on müügi- ja turundusosakonna juht. Disainipäeva üks korraldatest, Pärnu disainipäeva. Kaisa Kotter, Kristel Ollino, Karoliine Aus, Haldi Ipma. Hästi erinevad inimesed koos. Hästi tuleb põnev. Sporditurismi poole pealt ühtegi nime meil ei saanudki välja toodud, et toome siis nemad ka ära, et kõik saaks kenasti kajastatud. Ja, Erik Naissar on selle arutelu korraldaja, paneeli juht ja panelistid Vahur Mäe, Jaan Rätnik, Heido Tasalain, Varje Tipp ja Kaupo Koplus. Noh, jällegi Raske Kohurvägi. Raske Kohurvägi, et siin väga tugevad nimed on, ma arvan, igat arutelu vaadata on ja osades on nagu väga hästi toodud välja ka see, et on tõesti Raske Kohurvägi, kes on nendest teemadest võib-olla palju rääkinud, eks. Ja siis kõrval ütleme, uustulijad, noored, kellel on selles suhtes müts maha, kiitus neile, et nad olid nõus arutelus osalema, eks. Sest ongi Raske Kohurväe kõrval olla on nagu ka huvitav, eks. Samas neil on omad ideed, mõtted juba olemas, mida nagu hea kõrvale panna, põrgatada siis Raske Kohurväega. Kui pikad arutelud on? Meil on kõik arutelud planeeritud 1 tund, mille sees on tegelikult ka siis aega, ütleme, küsimusteks ja ütleme, rahva aruteluks. See on päris tempokas, ma mõtlesin juba enda selle tunni peale, et mul 4 külalisega läheb väga kiireks. aga see on väga põnev, kuidas see üles ehitatud on, et tasub kindlasti ise kogema tulla, ka teisiti ju teada ei saa. Ja ka eelmine aasta nägime seda, et osad osalejatest tulid terveks päevaks, olid hommikust õhtuni, nüüd on meil päev veel pikem, me alustasime kella 10 ja ma kontrollin üle kohe, et kella 8 lõpeb. Kella 8 lõpeb Kõneklubi Vaba Lava. Samas täiesti okei on ka olla, ja seda ongi varem nii olnud, et osad tulevad näiteks mingiks üheks spetsiifiliseks aruteluks, tulevad selleks tunniks kohale osalema. Ja eks see päevas on ikkagi pausid ka, et kuna see on hommikust õhtuni päev, pluss meil on siis liikumine Huubist Forward Space'ist Vabakonna majja. Seal on aega, ütleme, lõunapausideks, natuke mõtete mahalaadimiseks või siis koridorides edasi arutlemiseks, kuidas keegi seda aega kasutab, et iga arutelu vahel on pausid. Kõik arutelusid ei saa kuulata, õnneks või kahjuks. Meil on peaaegu alati on 2 arutelu korraga samal ajal. Ehk siis peab valima, aga siis kõige rohkem saakski läbi kuulata siis 5 arutelu teemat, pluss siis Kõneklubi Vaba Lava lõpus. Nii, aga Mairi, tahad sa nüüd kava veel lisada, täpsustada midagi, see, mis on siis teie poolt? Jaa, võib-olla paneliste ei jõua üles lugeda, need on tõesti leitavad ja nende tutvustused on kodulehel. Et saab ise lugeda ka Forward Space'is, lihtsalt mainiks ära, et konkurentsivõimeline reaalharidus kui Pärnumaa tõmbejõud, seda juhib siis Andres Sooniste. Ja teine paneel Forward Space'is on innovatsioon või risk, kas startup ja tööstus sobivad kokku ja seda juhib Pirjo Must.
ja siis Vabakonnamaja paneelid algavad, turvatunne algab kodust teemast, seda juhib Irje Tammelat Päästeametist. Siis on samaaegselt oskus olla meie, mida juhib EHA-baas, kes on siis kogukondade arendaja ja samaaegselt siis on ka ligipääsetavuse paneel, mida arutab või juhib Liina Käär kolledžist ja siis viimane arutelu on kultuuripealinn Pärnu ja seda siis juhid paneelis sina. Sain ma õigesti aru, et Vabakonnamajas on 3 erinevat samal ajal? Ei ole, see kriisikindluse arutelu algab samal ajal viimase Powerspace'i aruteluga ja 2 on siis samal ajal kriisi ja ligipääsetavuse arutelud. Nii et tuleb teha väikseid valikuid. Kuidas salvestusega plaanid on, et kas seda on võimalik järele vaadata pärast? Me oleme praegu võtnud selle suuna, et me just järelvaadatavaks ei tee. Just ka nagu sellel eesmärgil, et ma ei tea, siis kõige vahetumad mõtted, ideed tulevadki siin saalis koha peal ja keegi ei pea muretsema selle pärast, ütleb iga sõnavääratuse pärast, et saavad julgelt vabalt rääkida sellel teemal nii, nagu need on. Ja me ühel aastal tegime 2021 aastal oli otseülekanded kõikidest aruteludest. Siiamaani kogemuse põhjal kuidagi ehedam on olnud, kui on kõik koha peal. Ja siis on mõttega kõik siin ja vähemalt see aasta me hoiame sama joont. Sa tõid väga õige asja välja, et keegi ei karda eksimuste pärast, et pärast 3 aastat hiljem valimistsüklis keegi kusagil välja jõudsid, aga sa ütlesid nii. Just. Eelmine aasta meil oli mõni arutelu, kus siis nii-öelda lavale esinejad rääkisid päris palju, mõnel arutelul oli meil väga palju sellist kuidagi sujuvat nagu arutelu kogu ruumis, et siis me hoiame ka selles mõttes hästi paindlikud selle, et kõik need ruumid, mis meil on mõnusalt sellised hubased, ehk siis kõigil on võimalus kaasa rääkida, et me üritame nagu vältida seda tunnet, et meil on laval esinejad ja siis on nagu nii-öelda kuulajad publik, et ta on rohkem nagu kaasvam ja siit võib-olla ongi hea punkti välja tuua, et Mairi mainis, et koduleht on kogu info eelarvamusfestival.ee või siis Pärnu eelarvamusfestival otsides Facebookis, Instagramis näeb kõik esinejaid, aga saab ka registreeruda. Ja me väga suuname inimesi registreeruma sellepärast, et meie ruumid ei ole suured. Eelmine aasta nägime seda, et kõikidele aruteludele läks juba kitsaks. Ja see annab meile korraldajatele natuke näista paindlikkust juurde, et võib-olla need kõige populaarsemad arutelud siis võimalikult suurde ruumi nagu paigutada ka. Ehk et võimalusel ikkagi siis külalistel paluti registreeruda, aga see on tasuta selles mõttes. Ja üritus on tasuta niikuinii, võib ka päeval kohale tulla, aga ütleme, jah, võimalusel registreerugi, seal saategi märkida, et mis teemad teid huvitavad. No nüüd on õige pea see juba käes ja päris suur eeltöö on tehtud, aga öeldakse, et kõige kiiremaks ja intensiivsemaks läheb ikka lõpuosas tavaliselt. Kuidas teie tunnetate? See aasta me alustasime nii palju varem, et eelmine aasta läks küll intensiivseks, sest kui Erik ütles, et teeme ära ja siis me kõik ütlesime, et teeme ära, siis läks nagu rabinaga käima, aga see aasta on olnud nagu ettevalmistamise aega ka. Jah, kuidagi, ja me ei tee seda ju ka nii-öelda oma kollektiiviga. Jah, meil korraldustiim tegelikult ju veel suuremaks läinud, et tõesti meil on Karin Eesere-Li hüppad kohe pähe 12 aktiivset noort, kes on nagu kaasas ja noorte volikogu. Huubist on Tiina ja Vessa hästi aktiivselt ju ka. Et praegu on ikkagi pigem juba selline mõnus rahu sees, et suurem töö on tehtud, kõik plaanid, ka sealhulgas turunduslikud plaanid on nagu tehtud paigas, et nüüd on vaja lihtsalt oodata see 30. mai ära. No kindlasti läheb paar päeva enne veel sebimiseks, ruumide sättimiseks, et meil Agnesega ka Vabakonnamajas, võib-olla kus mina rohkem ka siis kaasa löön ja panustan, et kindlasti peame sättima ka veel veidikene ruume ja siin ka ja sellepärast on hästi oluline, et ka kui inimesed registreerivad, et siis me teame natukene sättida ja ruume valida. Mis teeb korralduse mõnes mõttes lihtsamaks meile? Samas ma usun, et ka külastaja kogemuse mõnevõrra paremaks on see, et me korraldame seda enda majades. Ehk siis põhikorraldajate enda ruumides toimub see, mis me oskamegi vajaduselt kujundada ja see juba annab sellise kuidagi õige nagu atmosfääri.
juurde, meile on välja pakutud ideed, et me võiksime seda teha õues. Sõltuvalt ilmast, võib-olla huubi mõni arutelu natukene isegi on õues. Eelmine aasta üks oli, eks kogukonnaaedade teemal ja väga hästi sobis. Eks me ilmselt hindame seda vastavalt kui huvile, et kui tõesti mingilt maalt näeme, et me enam oma ruumides ära ei mahu, eks, ja mis ilmselt nagu varem või hiljem paratamatult tekib, siis me saame kaaluda seda, et võib-olla teha, ütleme, veel suuremalt seda kuskil avalikus ruumis, nagu näiteks Viljandi teeb seda. Et miks eelmine aasta korraldasime septembris, miks me see aasta teeme 30. mai, sellepärast, et ütleme üle-eestiline koostöö siis teiste piirkondadega. Viljandi eelarvamusfestival toimub ka 30. mai Viljandis, nemad teevad linnaruumis ja eks me praegu ka üksteise pealt õpime, kuidas nemad teevad. Nemad on mõne korra meist rohkem korraldanud seda juba ja siis sealt muidugi ongi sujuv siis minna augustis Paidesse arvamusfestivalile. Mida tähendab sõna eel selle arvamusfestivali ees? Ehk et siis nagu eelarvamusfestival. Seal on ka tegelikult mitu tasandit, kuidas mõelda. Üks võib-olla ikkagi põhilisem on see, et ta ongi eel enne Paidet ja selles mõttes ka, et ta on kohalik. Et vahest ju võib tunduda, et need probleemid või mingid siis ühiskondlikud sellised karedused, et need on kusagil kaugel või liiga suured, et seda on hea tuua nagu inimese mõõtu tagasi kohaliku tasandile. Et selles mõttes ja selle tõttu on ka see idee korja väga hea, sest need ongi kohalike inimeste ideed ja sealt on tehtud küll valik, aga ikkagi ta on nagu kohalikud mõtted, kohalikud arutelud ja sealt annab edasi minna Paidesse nende arutelude pealt. See aasta oli selle idee korraga veel eriti keeruline, kuna häid tegijaid ja häid teemast jäi ju programmist välja, eks. Me niigi veel paisutasime seda päeva pikemaks, enne aasta oli 8, nüüd oli 10 arutelu. Eks siis vaatab, mis järgmine aasta saab. Aga me oleme kindlalt selle plaaniga, et me tahaksime anda oma väikse panuse Pärnu arutelukultuuri arengusse sellesse, et erinevad osapooled räägiksid oma vahel ja eelarvamusfestival on üks põhiviis selleks. Ja me tahame seda teha kindlasti iga aastaselt. Et see aasta me testisime seda taktikat, et meil on maailma kohvikute laadsed üritused siis enne festivali. Eks me tulevikus kindlasti kaalume, et kas midagi peaks olema pärast festivali, eks. Et see idee, et me selle esimese taseme leveli täidame väga hästi ära, inimesed saavadki kokku, saavad rääkida oma mõtted ära, meil tekivad päris ideed ja lahendused ja nendega ka tehakse midagi, aga alati saab rohkem, eks. Et see on ka üks asi, mille peale me korraldajatena mõtleme. Seega jällegi üks põhjus, miks tasuks 30. mai osaleda ja oma ideid arutelust, oma arvamusi esitada on see, et meie siht kindlasti on sellel, et nendega sealt edasi liikuda. Ja see tegelikult ühendab ka nii nagu need mõtted ja arvamused ühendavad, siis ju näitab ka see, et Vabakonnamaja, Hoop, Forward Space koostöö ühendab, eks ole. Siis jõuame selleni, et Viljandi, Paide ikka jälle ühendab. Et kõik see ühendab ja tegelikult see on koostöö, see on nii oluline. See on kogukonna mõttes, see on kuuluvuse mõttes, see on meie Pärnu. Me ise peame tegema selle Pärnu selliseks ja hästi oluline on. Kui on sellised toredad asjad, mis tegelikult on toredad ja siis tuleb nendest osa võtta. Ütlengi, et tuleb. Sellepärast, et kui see osa ei võta, siis need kustuvad ära. Et see on nagu vastutus või selle kuuluvustunde pealt räägin seda, et kui sa tahad, et Pärnus midagi toimuks ja sulle tundub, et see on tore, siis võta osa. Mitte ainult sellest. Ma lihtsalt räägin ka laiemalt, et kui midagi Pärnus toimub, siis kõige lihtsam on võtta osa, kui sa tahad, et need edaspidigi toimuksid. Ja 30. mai on võimalik võtta osa, kui sa tunned, et just see arutelu kultuuri nii-öelda kasvatamine siin Pärnus läbi eelarvamusfestivali on see viis, kuidas seda teha. Ja tegelikult saab kaasa mõelda arutleda juba ka enne 30. maid. Jällegi me sotsiaalmeedia kanalites jättes, me paneme selliseid erinevaid arutelu küsimusi praegu õhku, kogumegi inimestelt tagasisidet, väga julgustame sinna kirjutama, meil tegid noored ka tänavaküsitlusi,
pärnakatega ja ka need videod tulevad nagu varsti välja, et seal kuuleb, mida siis ütleme, ongi Pärnakas tänavalt mingite teemade kohta arvab. Ja tõesti julgustame juba ka praegu, ütleme, lugema neid, jälgida neid ja oma mõtted sinna kirja panema. Sest arutelu korraldajad loevad neid. Ja nad võivad selle kommentaari mõtte juba siia paneeli vestlusesse kaasa võtta. Millal algab eeltöö järgmise arvamusfestivali jaoks? No ma arvan, see kasvab kogu aeg. Ma arvan, et mõnes mõttes on esimene samm mille õhtul ja järelpeol, järelistumisel. Ja siis inimesed tõmbame juhtme seinast välja ja naudime suve. Ja siis hakkame jälle korraldama. Ja järgmise aasta plaanis on samamoodi ikkagi enne kõike ideede korje ja siis sealt edasi. Või saab juba mõne idee ka tänavusest kaasa võtta, mis ei saanud aruteludele? Kindlasti saab seda ka teha ja võib ju tegelikult meile praegu ka juba mainida, et okei, see arutelu see aasta ei ole programmis, aga järgmine aasta võiks kindlasti olla. Me mõne arutelu korraldajaga olemegi koostööd teinud niimoodi, et nad esitasid idee või avaldasid soovi kuidagi korraldada midagi juba eelmisel korral ja nüüd on programmis. No igatahes tundub, et siin ei olegi muud öelda, kui et võtame tasapisi jutu otsad täna kokku, aga siis suuname kõiki jälgima eelarvamusfestivali erinevaid kanaleid, oma arvamust juba seal avaldama ja kindlasti siis 30. mail osalema nii Hoobis, Forward Space'is kui Vabakonna majas. Olge head, öelge, kus need majad asuvad nendel inimestele, kes veel ei tea. No Hoob asub siin, kus me praegu oleme. Akadeemia 5 aadress, see on Pärnu Keskraamatukogu kõrval ja Endla teatri kohvikust üle tee. Roosa kortermaja. Forward Space on Pärnu keskuse 4. korrus ja Vabakonna maja on siis Sport Tarturi vastas endine sotsiaalkindlustus ametimaja, aga täna siis toimetab seal Vabakonna maja, kogukondade kodu. See punane telliskivimaja. Just. Eelarvamusfestival.ee lehel on ilusti igast, ütleme, asuvast majast ka pildid, vähemalt Hoobist ja Vabakonna majast küll väljast, et see aitab ka leida. No sellega võtame siis täna kokku suur aitäh Mairi ja suur aitäh Eerik, jõudu tööle ja kohtumiseni 30. mail. Näeme seal, aitäh Regina.